Canyonlandsi rahvuspark ja Needlesi piirkond ja nüüd lähen siis Elephant Hilli peale Skarmägi, vaatame käigu kohe alla. Siin on nähagi, kuidas hakkab siis siip sealt üles minema. No, siit on võimatu üles sõita. Vähemasti jalgrattaga. Ja kõvad mehed sõidaks, aga noh, milleks üle punnida. See on alles algus. Ületavalt sujuvalt läheb see Wrangler. Ei saanud sealt üles vist. Vaata, mis teeb nüüd. Ja võtab kergema tee. Pehmo. No, päris äge. Vanal hakkas meeldima. Kas saab ikkagi auto tagurpidi keeratud või ei saa? Elephant Hilli otsa mingi 8 minutiga lõbab. Teiselt poolt tuleb alla ka lasta. See võib päris huvitav olla, peab minema seda show'd näha. Ja mida ta laamendab, nii ei tohi teha siin, noh, on nii kahv tead. Jalgratas on ikka teatud kohtades palju kiirem. Nagu suurtest treppidest tulid alla. Vana pani siit ka alla, see on päris ränk laskumine. Minu arust see vana on sellise hoiakuga, et kas õnnestub päeva lõpuks ikkagi auto ära lõhkuda või ei, või tõesti tuleb terve autoga tagasi saada. Selline lõik nüüd, et kitsas on ringi pöörata ja nüüd nad sõidavad siit alla, nad sõitis siit alla ja siis vastu seda seina ja nüüd ta peab siis tagurpidi laskuma ja siis seal samamoodi siis läheb, keerab ringi ja saab otsa ees edasi. Siin on üks lõik, kust mina saan ka rattaga alla sõita. Näed, nüüd lased tagurpidi sinna
ja siis nina ees siit alla. Jälle suured leidsid ja see on almost rideable by me. Ja all 18 minutiga tehtud mägi. Nüüd tuleb mõnus liivasõit ja siis tuleb jälle ronimine. Mul on mõistlik nende džiipide taha hoida selleks, et siis saab näha, kuidas see hullumaja siin neid mägesid võtab. Siin on veel terve hulk jamasid kohti tulemas. Need on need lõigud, kus jalgratas teeb pikalt ära. Lähen siin ainult pidurdades. Et no ei saa mööda ka sõita ja kus mul siin nii väga kihutada ongi. Jälle ilus lõid džiibist sai mööda ja tõusu. Läbi Vossi, hopa! Ilus! Päevale tänu, et täna on selline jahe ilm. 10 kraadigi ei ole. Päike, väikesed pilved. Tuul ime kerge. Nii peaks tõenäoliselt püsima terve päeva. Jälle koostus läbi. Imeilus. Nüüd juhtus selline loll lugu, et olin sõitnud ära 1,5 miili ja siis sai GoPro mälukaart tühjaks. Nüüd pidin tagasi minema uuesti üle Elevandimäe ja nüüd on uuesti tee peal. No võt, kõike ei jõua kogu aeg meeles pidada, mida kõik kaasa tuleb vedada. Tükk aega sõidan juba siin Boschis. Kui siit välja saab, siis peaks tulema jälle see ränk tõus. Nii palju ma mäletan. Nii tulebki see tõus. Selline tõus. Oi. Sain suurest tõusust jälle üles rattatassitud. Oi ei, mitte kauaks. Palun väga, siin on järgmine. Nii, nüüd peaks
see suurem kivine tõusutasa läbi olema. Edaspidi peaks tulema põhimõtteliselt selline liivane rada. Ees on juba niidlused näha. Nõelateravikud eesti keeles. See on laiadele džiipidele raske koht. Siin läheb hästi kitsast kanjonist. Kanjon on palju öeldud. Kitsaste kivide vahel läheb hästi läbi. Ja kes tuleb ikka laia džiibiga, see võib siin küljed ära kraapida. Nüüd peaksin jõudma kuradi kööki Hell's Kitchenisse. Devil's Kitchen on õigesti öeldud. See on isegi WC. Nägin siin ühte üksikut matkajat ja džiipe pidi täna kõvasti väljas olema. Nüüd teen lunchi. Kiire lunchi vaid sellises kohas. Vaat nii. Siin tuleb lunch. Vaat nüüd just, kus jõuan Devil's Lane'i peale, läks pagan päike pilve taha. Ja nüüd selline, sõidan vaatama veidi sinna poole vaate. On selline mägede vahel org, Chester Park, 8 kilti. Ja vaat sinna poole selline park. Nüüd tulebki see liivane osa. Liiv. Üli emotsionaalne peab ütlema. Ja arvestades kohta, arvestades kõike seda mastaapi, video peal on küll muidugi lihtsalt üks tee. Selleks peabki siin kohal käima, seda kõike tunnetada. Praegu tunnetad küll viimse kui ihu rakuga väga võimas. Kas nüüd tulebki SOB Hill, Son of a Bitch Hill? Jah, nüüd tuleb Son of a Bitch Hill. Täiesti SOB Hill. Siin on tegelikult ju väga lihtne, ma ei saa aru, miks nii palju kära sellest. On problema. Lähenen Chester Parki trailheadile, aga ma ei lähe sinna, ma tahaks edasi sõita seda teed pidi. Sest Chester Parkis ma olen käinud, üleval on naach vasakul. Tahaks midagi muud näha lisaks. Jõudsin sellele ristpikule, kust vasakule läks Chesteri Parki ja mina valisin tee, mis läheb Beef Basinisse.
ehk lehmaliha nõkku. Vaatame, mis see endast kujutab, kui liivane see on. Siin peaks tulema lõpus üks väga raske tõus, äkki saab selleni välja sõita. Praegu on küll ilus. Kergelt üles mäge, aga selles liivas täitsa sõidetav. Esimene liivatõus. Hakkama saadud. Ossa. Mis on loodus. Võimas. Täitsa lõpp. Ai, nüüd läks liiva sisse ja vot lohakus maksab kohe kätte. Pead vaatama ja krõksti. Jaa. Jõhker. Ülivõimas. Väga harva satub siin. Kaarnad üleval kroksuvad. Ülivõimas. Võtsin ühe harutee. Kõigepealt tegin veel ühe banaanilõuna Bobio campgroundis ja nüüd on Horse-Hoofi campground. Siin oli vanasti üks aats, aga see kukkus kokku ning jaad tagasi. Et ma ei tea, vaevalt ma seda siin leian, selle jäänuseid siin ja kas ma neid peangi leidma. Okei. Näed. Maailma lõppu oskavad ka ameeriklased ilusasti rajada käimse. Näed, palun väga. Horse-Hoof campground. Maailma lõpus. Siin enda hõiva. Ma otsustasin, et ma Bobby's Hole'i juurde ikka ei lähe. Sinna oli veel ligi 5 miili liivast teed. Kulges suhteliselt läbi tasandit, et midagi nagu äärtes huvitavat ei ole. Huvitavaks läheb alles lõpus. Aga vaatan, võtan hoopis rahulikumalt ja ei ole mõtet seal niisama ka tasandikke sõita lihtsalt sõitmise pärast. Vaadata parem näed siin rahulikult, mis siin on. Kas pole ilus? Viimse peal, nagu öeldakse. Siit ma muideks sõitsin rattaga ülesse. Teistpidi alla sõites tundub küll, et see oli väga võimatu liiva tõttu. Jääle liiv. No on ikka neetult ilus tee.
issand kui äge. Sõidan Chestleri pargi matkaraja poole. Ma sinna matka sisse ei tee, aga mäletan, et tee oli ilus. Sellepärast lihtsalt see ei ole pikk mingi kilomeetri. Hurraa, ja jõudsin kohale. Siin on džiibid. Ringi keeramise koht. Chestleri pargi raja juures ka käidud ja nüüd tagasi Devils Lane'i pidi. Järgmine sihtpunkt on Colorado ja Rohelise jõe liitumiskoht. Võrratu tee. Võrratu laskumine nüüd. Siit on nõrga, nõrk. Kossardab siin. Panna tuleb siin, panna on vaja siin. No vot, võttis kuulda. Varem oleks nüüd juba panna. No, mis näed liivaga vaeva va? Mida? Lasin džiibide eest ära siin kuradi liini pea, Devils Lane'i pea. Ajasid tohutu tolmupilve üles, ei ole mõtet nüüd taga sõita. Seal ees on nüüd SOB Hill. Vaatame, võib-olla jõuame järele sinna. SOB Hill, Son of a Bitch, Itapoja mägi. Son of a Bitch'i mälest üles. Nüüd Devils Lane'i pidi edasi.
paremale läheb ära Devil's Kitchenisse, aga nüüd otse jõgede ristumiskohta. Lähenen kohale keelselmus nimega Silver Stairs. Hõbedane trepp. See on šiipidel päris raske koht. Ma ei tea, siin on kuidagi nagu mingi ebatasasused tulevad mängu. Siin ees ongi see. Kuigi peale vaadates ei saa küll aru, mis siin hullu on. Näed, Silver Stairs. Vaatame, kuidas sõbedastest treppidest ratta kaldu saab. Nii, ja nüüd siit. Siit. Võtame selle laini. Sai alla küll. Confluence'i overlookini. Siin on olnud mööda suhteliselt liivast teed kihutamine. Teeb sellise tagasipöörde ja nüüd varsti peaks siis see tee ära sinna jõgede koondumiskohta ka minema. Conference? Are you going to conference? Colorado tuleb paremalt ja roheline jõgi tuleb vasakult. Siia pidi pool miili matkama. Selline vaade. Väga muljetavaldav. Nüüd jälle laskumine Elevandimäe poole. Need ilusa sõdid lõppusid ära. See on one-way traffic Elevandimäe poole. Cheap road. Okei, sellest taktisest saime alla. See on järgmine lõik. Alla on siit tuleb. Tegin vahepeal pildi sellest, kui seisma ratta. Okei, siin on kalda. Vist tark siit väga alla sõita. Hakkad libisema. Ja siis sa siin lõpus teed suurte kivide peal pikali. Vaata parem loodust. Teemas värk jälle.
tuleb sõita mööda Vossi, Kivist Vossi. Nüüd on jäänud umbes 1,5 miili. Et see on nüüd see kahesuunaline tee juba ühesuunalise pealt sain maha. Ja siit algab siis Elevandi Mäeotsa ronimine. Päästisin ratta jälle Elevandi Mäeotsa, nüüd hakkan siit tipust ära laskuma. Viimane võik laskuda. Hästi ettevaatlikult. Tundi 43 minutit. Õhtul on kell 5. Tahan ära käia veel Colorado River Overlookil. Aga kas jõuab, tuleb kõvasti anda. Õhtune Canyonlands. Päike hakkab juba madalale tulema. Aga no valgust on siin kuskil 7:30 julgelt. Esimene kivine lõik oli ära. 3:26. Nii veel see on öeldud. 5,5 kilti.